Teate, mina hakkasin mõtlema selle peale, et miks on nii lihtne tänapäeval kirjutada halvasti ja öelda halvasti. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga kiusamine algab ju tihtipeale ikkagi eeskujust. Ja siis mulle meenus, et kui ma vaatan mingit Facebooki postitust, siis ma vaatan neid Facebooki kommentaare. Siis seal on need samad Aadud ja Malled ja Kalled ja ka nooremad mingisugused inimesed, kes ütlevad nii kergelt ülihalvasti, kui need täiskasvanud inimesed, kes seal Facebookis hästi usinalt kommenteerivad midagi halba, ükskõik mille kohta, mis on natuke teistmoodi või mis on natukene alternatiivsem kui see, mis eluga nemad on näiteks harjunud või mis iganes, kadedus, whatever. Kui nemad paneksid oma selle ressursi oma laste kasvatusse ja samas need inimesed on ju kiusamise vastased ja kindlasti väga suured seljatagused oma lastele, kui nende lastele öeldaks midagi halba. Kui nemad paneksid oma ressursid sinna, et õhutada headust, seda, et ei tohi kiusata ja sama hästi ise ka ei teeks seda, siis ma arvan, et meil siin Eestis vähemalt oleks palju armsam ühiskond, sest meie rahvaarv ei ole üldse nii suur. Aga isegi selle väikse rahvaarvu juures, kes kasutab Facebooki, on meil ülipalju negatiivi. Seesama Facebooki kommentaator võiks sama hingega muretseda selle pärast, et näiteks tema lastest ei kasvaks mingid varastajaid, kurjategijaid, mingisuguseid rõvedikke, nagu ta muretseb selle pärast, et kui palju kellegi pulm näiteks maksis. Või mida ta selles pulmas kandis. Või kui jube see ikka on, et see tema kohe üldse ei tahaks, aga tegelikult on lihtsalt nii igade vaata. See on see, kuidas nendel vanematel inimestel avaldub nutisõltuvus. Nad ei saa arugi, et nad on nutisõltlased, kuniks nad on terve päeva istunud Facebookis, scrollinud igat uudist ja iga asja alla midagi halba kommenteerinud.